täna oleme siis Laitses, kus toimub selle aasta meie jaoks juba 4. võistlus. Eestis on see 2. Ja täna oli siis trennipäev. Saime trenni teha kõvasti ja Gerdil oli ka kvalifikatsioonid. Räägi, kuidas sul kvalifikatsioonid läksid? Jah, esimene päev just lõppes, siin tegelikult veel poisid suitsutavad, et meid on 60 tükki, päris palju sõitjaid, et Lätist ikka tulid rekadega kohale ja ei, selles mõttes, et saime päris palju sõita, 10 ringi saime trenni teha ja siis tegime 2 kvaliringi. Oleks saanud paremini sõita, sain 72 punkti, täpselt ei teagi, mitmes ma tabelis olen, et siin veel kutid sõidavad. Aga täna jah, tehniline oli üpris karm, et siin vist 9 autot vist ei lastudki rajal, et kui vähegi mingi õlileke kuskil oli, et siis pidid kohe, saadeti rajalt ära. Et on hakatud asja nagu ikka korralikult ajama, et vähemalt endal on auto korras ja mingit suuri probleeme ei olnud ja saime rajale ja loodetavasti homme siis juba tandemites eks saame hakata võidu sõitma. Minul oli siis täna ainult trennipäev. Kokku sain teha 4 ringi, millest esimene kohe alguses startisin ära. Andsin käiku ja viimase käigu vahetusega siis automootor suri välja ja enam käima ei läinud. Esimest ringi ei saanudki sõita, täpselt ei tea, mis viga oli. Et vool oli olemas, aga mootor oli lihtsalt surnud ja enam käima ei läinud. Saime ta kuidagi käima, et liigutasin massijuhet ja massilülütit ja proovisime seal lülitajaid liigutada ja läks siis käima, sain peale seda veel 3 ringi teha ainult, et minu jaoks jäi trenn kaunis lühikeseks. Ja, ilm on muidugi ka päris soe, et siin autos on jube palav, et särk oli täitsa läbi viigistanud, et ütleme, siin on mingi 30 kraadi vist väljas ja temp ikka vahepeal ikka läks päris suureks, aga õnneks midagi hullu ei ole ja keema veel ei ole läinud. Tegime ka täna siis meeskonna ülesande. Eestis, siis on Eesti võistlustel on meeskondade vaheline meistrivõistlus ka. Siis iga võistlus on siis meil koha peal on mehaanikute ülesanded ja internetis on meedia ülesanded. Täna õhtul tegime siis mehaanikute ülesanded, kus oli siis rehvi vahetus ja trepist üles jooks. Praeguse hetkeni peaks veel kõige kiirem aeg olema, et meie aeg oli 1.10, teistel oli seal 1.28, 1.30. Väledad jalad meie meestel. Aga mis seal ikka pakime asjad ära, tõmbame telgid kinni ja juba homme hommikul tagasi, jah. Täna on siis uus päev, kus siis on, minul on kvalifikatsioonid ja põhivõistlus ja Gerdil on ainult põhivõistlus, et Gerd sõidab peale semi-pro ja pro-klassi. Ma sain magada esimest korda. Tema oli see vend, kes hommikul 10 saadab voodist pildi ja ütleb, et näed, ma alles ärkasin, siis kui mina juba hommikul 6 üleval olin ja Laitse poole sõitsin. Väga hea. Täna siis on põhivõistlused, meil lõppesid just kvalifikatsioonid ja täna ma tundsin ennast hommikul palju kindlamalt, kuigi hommikune esimene trenniring suri auto uuesti ära ja siis leidsime ka vea üles, et vändaandur oli lahti ees lobisenud ja tõstsime vändaanduri originaalkohta ja auto hakkas uuesti tööle. Et sain 1 ringi trennis teha, sellest piisas ja läksin kvalifikatsiooni hea tundega. Esimene sõidu sõitsin ära, tegin hea sõidu, sain 74 punkti, teises sõidus siis panin natukene juurde ja tuli sealt 87 punkti ja sellega hõivasime ka kvalifikatsiooni esimese koha, et vähemalt ühe asja pärast on täna poodiumil asja, kvalifikatsiooni võit on meie. Nii et iga võistlusega aina paremaks ja
loodame, et lõpetame ka mõlemad õige asja pärast poodiumil. Jah, et tunded on mõlemal head ja anname endast parima. Kindlasti, jah. Lubama ei hakka, aga alla me ka ei anna. Tagasi ei hoia. Nüüd on paraad, käime ära ka paraadil ja siis hakkame pihta võistlustega. Tervist, nüüd on meil päev õhtule jõudnud ja lähme siis nüüd seekord sedapidi. Oota. Hakkab tulema ja võitlused. Nüüd on siis meil laitsevõistlus siin õhtul omadega ja Pärt sõitis ennem, siis tema räägib meil oma muljed ja mis tal juhtus kõik. Ja, seekord siis alustan mina. Nii, kvalifikatsiooni võitsime. Quali winner of semi-pro qualifications, Pärt Kubas. Pärt won saime karika, sellise, natuke logiseb, ei ole hullu, 87 punkti ja võitsime kvalifikatsiooni, väga hea sõit oli. Ja läksime siis tandemsõitudesse, rada oli ülihea, et pidamist oli, auto töötas, kõik oli super. Sain stardist hästi minema, esimene klipp oli ilusti käes, mööda asfaldi äärt, täpselt nii nagu kohtunikud nõudsid, teine klipp oli ilusti käes, kolmas oli käes. Neljandas klipis tagasi suur pööre, mis oli terve kurvi jagu, oli ilusti välimise ääre peal, kõik oli viimase peal. Ja just siis, kui ma sellest viimasest klipist välja jõudsin, juhtus see, mis juhtus eile trennis ja täna hommikul trennis. Auto lihtsalt sureb välja ja käima enam ei lähe. Et vool on olemas, aga mootor suri lihtsalt välja ja mul ei olnud enam mitte midagi teha, kui lasta otsaks ja teha autole restart. Ja siis ta läks uuesti käima, et siit sõidust tuli mulle 0. Nii, läksime tagasi sõitma, siis emotsioonid käisid üle, närv oli juba sees ja põhimõtteliselt, kuidas lihtsamalt öelda, maagi läksin lihtsalt panema. Ja siis juba hakkas juhtuma see, mida ma arvan, peadvaatavad ja kõik ootasid, et esimeses kurvis sõitsime kokku, sõitsin niimoodi, et sõitsin esirattaga tema esiratta peale, et mul oli vahepeal külgõhus seal juba, aga õnneks oli vastane tubli ja ta ei lasknud autol gaasi maha, et sõitis ilusti lõpuni ja edasi. Et saime väga ilusa tandemi kokkuvõtteks, et rajajooksu sõitsin talle veel umbes 4 korda sisse. Et tegelikult oli vinge sõit ja no eks ikka jääb kripeldama see, et täna jäi tehnika taha see, et tunne oli hea ja rada oli ilusti paigas. Kohtunikud ütlesid ka, et ühed päevad ilusamad kvalifikatsioonisõidud olid just mul. Aga mis ikka, teeme auto korda, läheme boksi, läheme boksi, jah. Nii nagu esimene võistlus, läheme boksi ära. Sinna boksi. Sinna boksi, kõik on kokku pakitud. Läheme garaaži, võtame auto uuesti tükkideks, juhtmistiku võtame maha, teeme autole täiesti uue juhtmistiku, vahetame ära ajus kõik osad, teeme uue seade ja teeme auto veel paremaks, kui ta kunagi oli. Sa räägid nii pikalt juba. Nüüd läheb Kert siit edasi. Aga mis meil oli siis street klassis, läksin siis top 32 sõitma kellegi lätlasega, päris uhke auto oli tal, number 75 ja tegime prooviringi kõigepealt ja siis läksid kohe tandemid otsa, et mina läksin, kuna mul oli rohkem punkte kui tal, siis mina läksin kõigepealt eessõitu tegema. Eessõit oli ütleme üpris okei, sain tal kohe alguses jube pikalt eest ära, et ta ei saanud mulle nagu raja jooksul nagu järgi. Ja siis läksime kohe teist ringi otsa siis tegema, mina läksin jälitama ja üle mäe tulekul siis tõmbas ta lihtsalt spinnile, mul ei olnud muud midagi teha, tõmbasin ka kässariga ennast üle ja sealt tuli siis mulle võit, et tema sai siis jah, selle eest 0 punkti. Ja mis siis edasi, siis läksime juba top 16 sõitma Persinsi vastu, kes on väga hea sõitja, punase E36-ga, kõik, kes streeti sõidavad ja vähegi teavad, mis pillid streetis on,
kõik teavad, et on üks Läti üks parimaid sõitjaid, et aga ta on 3-kordne Läti meisteristuri klassis. Et läksin siis kõigepealt läksin jälitama. Won't stop unless I'm buried. And I ain't never ready. Et väga mõnus oli tegelikult sõita, ma ei ole kellegiga varem niimoodi saanud sõita, et meil olid autokiirused olid üpris samad, et ma sain lõpuks oma turbot nagu ka nautida. Muidu on see, et kui ma teen tagasõitu, siis ma pean väga seal nagu autot vägistama, küll panema pidurit, küll kässarit tõmbama ja siis tulebki siuke hästi konarlik sõit ja võin ise nagu eksida, et lasen kuskil sirgeks, aga tema taga oli väga ilus ja mõnus sõita. Tegime siis esimesed runnid ära, saime One More Time'i, mõlemad tegime vist nii ilusa eessõidu kui tagasõidu ja siis läksime One More Time'i sõitma. Taaskord, üks kindlasti Mihkel leiab ka mingi klipi sinna, tegime mõlemad väga ilusad sõidud, aga kahjuks oli Persind seekord natuke parem, aga vähemalt ma olen siit väga nagu mõnusa enesetundega ära, et ei olnud mingi siuke enda eksimus, mille pärast ma kaotasin, et oli kõva vastane ja oli hea sõit. Seekord nii ja järgmine kord meil on juba ka kuskil Lätis 3-3 peal võistlus, et see on vist septembris, 12. september. Et ei ole veel seal sõitmas käinud, et eks paistab, et tuleb äge kindlasti. Seekord nii ja tšau. Selline see võistlus oli. Pärt sai tegelikult ühe auhinna veel, ostis loosipileti ja nagu ikka, kui... Kuidagi nii nagu see läks, et... Nagu öeldaks nagu kaardimängus, et kui kaardimängus veab, siis armastuses ei vea, aga kui sul autoga sõitis ei vea, siis vähemalt loosis veab. Kui autoga sõitis vea, siis loosiga sõitis veab, et saime KTM X-Bow'ga sõidu, et kindlasti me läheme sellega sõitma ja ma loodan, et me saame sellest ka video, sellest päevast, kui me sellega sõitma läheme, et sellest saate kõige hiljemalt teada siis, kui me juba sõidame. No, võtame jutu kokku ja tšau, olge toredad. Jah, kusjuures väga tore ja meeldiv oli teada, et fännid tulid meie boksist läbi ja ostsid ka palju mütse, et kindlasti soovitan ka teile, kes täna kohale ei jõudnud, et võite julgelt kirjutada meile ja vastame teile võimalikult kiiresti, saate meie fännitooteid võimalikult tuttu kätte. Aga tänane selline päev laitses oli ja tšau, näeme juba 3 nädala pärast.